Iraan saatis tegelikult otse välja Donald Trumpi ja tema saadikud Witkofi ja Kushneri pikalt. Kui te jäite uudisest ilma, siis eelmisel päeval teatas Donald Trump pärast 2 päevast USA ja Iraani vastastikust tulistamist, et iraanlased olevat väidetavalt taotlenud kiireloomulisi läbirääkimisi. Ja Donald Trump teatas, et teisipäeval toimuvad need samad kiireloomulised läbirääkimised Kataris ning ta saatis isegi oma saadikud Witkofi ja Kushneri Dohasse. Nii, siis Witkov ja Kushner lendasid Katari, kuid iraanlasi polnud seal. Katari vahendajad teatasid, et neil ei toimu kõrgetasemelisi kohtumisi Iraani delegatsiooniga, mis seab kahtluse alla pikaajalise lahenduse ja täieliku laevaliikluse taastamise Hormuzi väinas. Aga Iraani ametnikud ütlesid otse välja, et nad tegelikult ei plaaninudki mingeid läbirääkimisi ameeriklastega. Seega ei saatnudki keegi Teheranist kedagi kohale Katarisse nendele näiliselt kiireloomulistele läbirääkimistele. Ja et sellest alandavast olukorrast välja tulla, teatasid Washingtonis, et Witkov ja Kushner saabusid tegelikult tehnilisi läbirääkimisi pidama, aga mitte iraanlastega, vaid Katari vahendajatega tulevaste läbirääkimiste üle Iraaniga. Aga see pole veel kõik. Kõik selle olukorra üksikasjad on selles saates. Seda tasub kindlasti kuulata. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange sellele saatele like ja jätke selle video alla oma kommentaar. Ja liituge minu Telegrami kanaliga Betši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Niisiis, et kogu olukorda mõista, räägin kogu loo kronoloogilises järjekorras. Kõik algas mitte Ameerika Ühendriikidest, vaid Iraanist. See on väga oluline. Iraan ründas juba neljapäeval Omaani lähedal kaubalaeva. See käivitas USA vastulöögid ja Iraani vastulünnakud Ameerika sõjaväebaaside pihta Kuveidis ja Bahreinis. Ameerika Ühendriigid vastasid karmilt. Reedel ründasid Ameerika sõjaväelased Iraani lõunaosas droonide ladusid, rannikuradareid ja raketi infrastruktuuri. Sealhulgas Hormuzi väina piirkonda ja Keshemi saart. Seda nimetati võimsaks vastuseks neljapäeval toimunud rünnakule kaubalaeva vastu. Iraan ründas taas Kuveiti. Kuveiti ja Bahreini vastuseks sellele Ameerika rünnakule. Mulle tundub, et see võib nüüd käivitada üsna ohtliku tsükli. Ja siis äkki Donald Trump esitas ähvarduse. Tsitaat. Võib tulla hetk, kui me ei saa enam olla mõistlikud ja oleme sunnitud sõjaliselt lõpetama selle töö, mille me väga edukalt alustasime. Kui see juhtub, siis Islamivabariik Iraan ei eksisteeri enam. Vastuseks sellele Trumpi avaldusele. Islamivabariigi revolutsiooniline kaardivägi, Iraani kaardivägi, teatas, et vaherahu rikkumise tõttu peatatakse kõik diplomaatilised protsessid täielikult ning Ameerika baasid piirkonnas, tsiteerin, kogevad lähiajal põrgut. See tähendab, et juba laupäeva õhtuks pühapäeva hommikuks oli olukord üheselt selge. Vaherahu on laguunemas. Mõlemad pooled ähvardavad üksteist hävitamisega ja diplomaatia on sisuliselt surnuks kuulutatud. Iraanlased ütlevad ka, et nad lahkuvad üldse nendest läbirääkimistest. Esmaspäeva hommikul teatab Donald Trump järsku, et Ameerika Ühendriigid korraldavad kiireloomulise kohtumise iraanlastega Katari pealinnas Dohas teisipäeval. Järgneb Trumpi tsitaat. Iraan palus kohtumist. See toimub homme Dohas. Seejärel järgnesid Donald Trumpi hooplamised selle kohta, et Iraan kaotab. USA on juba võitnud. Et Teheran anustada nüüd need rünnakud peatama ja Kataris toimuvate läbirääkimistega nõustuma. Ja nii edasi, ja nii edasi. Toon vaid ühe tsitaadi, mille Trump esitas esmaspäeva õhtul, kui tema saadikud Witkov ja Kushner juba lendasid Katari väidetavalt kohtuma iraanlastega. Veelgi enam, esmaspäeva õhtul jõudis Trump isegi väita, et ka Iraani esindajad on juba teel Katari ja üldiselt lähevad asjad hästi. Tsitaat. Kohtumine Dohas võib-olla on oluline, aga võib-olla ka mitte. Me näeme seda, aga meie võidame. Võidame sõjaliselt. Ma ütleksin, et see on peaaegu juba sõjaline võit. Ja tegelikult on kõik väga lihtne. Jutt käib Iraani denukleariseerimisest. Me ei taha, et neil oleks tuumarelv ja neil seda ei saa olema. Nad on sellega nõustunud, ärge solvuge. Ja siis saabub see sama teisipäev. USA presidendi Donald Trumpi väimees Jared Kushner ja erisaadik Steve Witkov saabusid Dohasse. Kuid Katari vahendajad teatasid neile, et neil ei toimu kõrgetasemelisi kohtumisi Iraani delegatsiooniga.
Nad ütlesid, et lihtsalt ei õnnestunud. Ja see seab muidugi kahtluse alla pikaajalise lahenduse ja täieliku laevaliikluse taastamise Hormuzi väinas. Katari välisministeeriumi andmetel toimuvad sel nädalal mitte ainult teisipäeval, vaid kogu nädala jooksul Iraani ja USA vaheliste läbirääkimiste asemel tehnilised konsultatsioonid, sealhulgas piirkondliku julgeoleku teemal. Iraanis teatati vastuseks ameeriklaste rahulolematusele, et nad ei ole kohtumist Ameerika läbirääkijatega tühistanud. Kõik on väga lihtne. Iraani välisministeeriumi pressiesindaja Ismail Bagai teatas, et Iraan ei ole omalt poolt kohtumist Kushneri ja Vitkoviga tühistanud, sest tegelikult ei olnud mingit kohtumist üldse kokku lepitud. Bagai ütleb, kuidas saab tühistada kohtumise, mida polegi kokku lepitud. Kuigi Trump kinnitas, et just iraanlased pöördusid tema poole. Nad palusid temaga kohtumist ja ta nimetas neid läbirääkimisi kiireloomulisteks. Samal ajal teatas Bagai, et juba kolmapäeval toimuvad Kataris nende läbirääkimised Katari poolega vastastikuse mõistmise memorandumi täitmise kohta. Sealhulgas punkt Iraani varade vabastamise kohta, mis on sanktsioonide all Kataris. Ehk siis Bagai ütleb, et meil on seal omad läbirääkimised katarlastega, aga mis need ameeriklased tulid? No tulid ja tulid, mis seal ikka. Edasi Bagai tsitaat. Lähiajal ei ole meil plaanis ühtegi kohtumist Ameerika poolega ühelgi tasandil. Meil polnudki üldse plaanis lähiajal kohtuda Ameerika poolega ühelgi tasandil, et oleksime pidanud sellest looguma. Juba alguses peale teatas selle kohta ka härra Garibabadi, aga mina ütlesin seda eile selgelt välja. Järgmisteks päevadeks oleme midagi planeerinud. Ja just selles olukorras pidi Washington kuidagi välja keerutama, sest see kõik on tõesti alandav. Valges majas selgitati, et USA ja Iraani delegatsioonid saabuvad Dohasse tehnilisteks läbirääkimisteks, kus arutatakse mõlema poole vahel allkirjastatud vastastikuse mõistmise memorandumi täitmist. Kuid väidetavalt ei ole läbirääkimised otsesed, vaid käivad vahendajate kaudu ning need ei ole kiireloomulised, vaid plaanipärased. Need läbirääkimised erinevad neist, mis toimusid varem sel kuul. Šveitsis, kus siiski kõrgetasemelised Iraani ja Ameerika delegatsioonid kohtusid silmast silma suletud uste taga. Veelgi enam, isegi Kataris kutsuti üles mitte loopima kõlavaid fraase nagu kiireloomulised läbirääkimised. Varem teatas Trump, et USA ja Iraan peavad kõrgetasemelisi kiireloomulisi läbirääkimisi. Kuid teisipäeval, kui sai selgeks, et iraanlased lihtsalt ei tulnud kohtumisele, Katari välisministeeriumi esindaja Majed Al-Ansari ütles, et tehnilised läbirääkimised ei ole a priorselt kõrgetasemelised läbirääkimised ja neid ei tohiks nii nimetada. See on tavaline läbirääkimiste rutiin, tehniline osa. Ja pärast seda ütlevad Donald Trumpi inimesed, kuulge, just seda me mõtlesimegi. Vaadake, Šveitsis juhtisid kohtumist USA asepresident J.D. Vance ja Iraani peamine läbirääkija Mohammad Bagher Baghedin. Dohas toimuvad läbirääkimised madalamal tasemel. USA erisaadiku Steve Witkoffa ja Iraani välisministri asetäitja Qasem Garibabadi juhtimisel. Ja tegelikult on Valges majas juba tunnistatud, et delegatsioonid tõepoolest isiklikult ei kohtu. Selle asemel toimuvad läbirääkimised Katari ametnike vahendusel ja Al-Ansari selgitas, et tehnilised läbirääkimised on mõeldud dokumentide ettevalmistamiseks. Need esitatakse kõrgetasemelistele kohtumistele põhimõtete kooskõlastamiseks. Tehniliste ettekannete käigus arutatakse järgmisi teemasid, just selles järjekorras, nagu ma praegu välja toon. Finantsilised piirangud ja sanktsioonide tühistamine Iraani suhtes. Küsimus, kuidas tagada laevade vaba liikumine Hormuzi väinas? Võimalik Iraani külmutatud varade vabastamine Katari pankades ja alles pärast seda Iraani tulevik. Tuumaprogrammid ja piirkondlik julgeolek. Üldiselt on möödunud juba muide 2 nädalat sellest, kui USA ja Iraan allkirjastasid vastastikuse mõistmise memorandumi. See pidi sillutama tee sõja lõplikuks lõpetamiseks piirkonnas ja lõpliku suure rahulepingu sõlmimiseks, kuid seni pole edusamme näha. 2 nädalat on juba möödas. Tuletan meelde, et memorandum allkirjastati 60 päevaks. Siin on see dokument. Muide, laialdaselt peetakse seda Teheranile väga kasulikuks. See nõuab, et Ameerika Ühendriigid vabastaksid Iraani varad, tühistaksid sanktsioonid
lubada Iraani naftaeksport, eemaldada Iraani sadamate blokaad ja luua Iraani taastamisfond $300 miljardi ulatuses. Vastutasuks peab Teheran tagama laevade ohutu läbipääsu Hormuzi väina kaudu. Mis tegelikult oligi nii enne sõda ja tähelepanu. Sõnaliselt kinnitada oma kohustust mitte mingil juhul tuumarelva arendada. Nii et iraanlased peavad ütlema, annan oma sõna, relv ei tule. Ja Trump ütleb, näete nüüd, mis te siis arvasite? Vaadake, mida ma saavutasin. Aga mis on viimase 2 nädala jooksul juhtunud? No, nende kokkulepete raames. Nädalavahetusel vahetasid Ameerika ja Iraani väed lööke pärast seda, kui Islamivabariik ründas 2 laeva, mis läbisid Hormuzi väina. See mõjutas taas laevaliiklus kitsas väinas, mis eelmisel nädalal märgatavalt kasvas, kuigi on endiselt oluliselt madalam kui enne sõda. Samal ajal, hoolimata kokkulepetest, mis on suunatud vägivalla ohjeldamisele selles piirkonnas, jätkuvad lahingud Hezbollah võitlejate ja Iisraeli vägede vahel Lõuna-Liibanonis. Aga vaatame, millised küsimused on meil sõja lõppemise valguses veel lahendamata. USA ja Iraani vastastikuse mõistmise memorandum lükkas sisuliselt probleemi lahendamise edasi, jättes enamiku üksikasju hilisemaks lahendamiseks. Millal? Seda ei tea keegi, aga see jääb tulevikku. Kuid 2 nädalat pärast 60-päevase läbirääkimiste perioodi algust lõpliku kokkuleppe saavutamiseks ei ole mitmete kõige olulisemate küsimuste osas praktiliselt mingeid edusamme näha. Üks vastastikuse mõistmise memorandumi punktidest loob üldse potentsiaalselt tupikseisu olukorra. Selles on sätestatud, et edasised läbirääkimised algavad alles pärast seda, kui on lahendatud küsimused, mis puudutavad Iraani külmutatud varasid, USA sanktsioone Iraani nafta suhtes, laevade liikumist Hormuzi väinas, USA poolt Iraani sadamate blokaadi ning sõjategevust 2 riigi vahel, sealhulgas sõja lõpetamist Liibanonis. Seega jääb isegi tegevuste järjekorra kokkuleppimine väga keeruliseks ülesandeks. Ja juba on ilmne, et vastastikuse mõistmise memorandumis, mida Trump esitles kui võitu, on kõik kirjas nii, et Iraan võib saada absoluutselt kõik. Sanktsioonide tühistamine, varade vabastamine, blokaadi lõpetamine, luba naftaga kaubelda, mida ta muide on juba saanud. Aga lõpuks ei pruugi Iraan ikkagi loobuda tuumarelva ideest. Aga milleks? Eile teatas Teheran, et pool Kataris külmutatud varadest tagastatakse. Kuid Ameerika ametnikud teatasid, et sellised varad ei ole veel Kataris, kuid tagastatakse. Ja nüüd näeme Iraani demarši. Nad ignoreerivad lihtsalt läbirääkimisi, mida Trump nimetab kiireloomulisteks. Ja Trump ei saa sellele midagi vastu teha, sest ta on juba kuulutanud sõjas võidu. Aga nagu öeldakse, kuidas saab naasta sõtta, millest sa väidetavalt juba vastase alistasid? Ja Trump on tegelikult iseend lõksu ajanud. Sest nüüd, ükskõik mida Iraan ka ei teeks, Trump ei saa enam sõtta naasta. Ta lihtsalt ei saa seda füüsiliselt teha. Ükskõik kui palju ta ka ei ähvardaks, aga tegelikult vaadake, ta ütleb, kiireloomulised läbirääkimised, Iraan palus meil tulla. Me tulime ja iraanlased ütlevad, millised läbirääkimised, mine persse. Mingeid läbirääkimisi ei tule, mida teeb Trump, mitte midagi. Ta lihtsalt neelas selle solvumise alla ja ütles, noh, ma mõtlesin tehnilisi läbirääkimisi, te lihtsalt saite valesti aru. Nii et see kõik meenutab üha enam mingit sürrealismi, millest väljapääsu pole üldse näha. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna like. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head!